mootor Joel Lindperese või? Ja tema järgi luuravad terve Flora võistkond. Ja värav ja Rait Kooser vaatab pealt, kui Arsen Katsmaasov lõi värava. Ja siin on võtke välja, poisid. Ja ütleb ka, näete, kõik tulevad Kooserid samal ajal ühes taktis. Hästi hoidsid rivi. Ja fännid on ka hakanud siin vaikselt kaasa. Ja et Rõugel ütlevad, et läheb siis, kui Rõuge läheb. Ja nüüd läheb ja kas tuleb midagi? Ja kas saab keegi vasakuga löögile? See on Janek Siska koht. Ui! Ja milline värav! Super löök! Mis löök? Janek Siska. Ei mingid emotsioone. Ei ole. See mees lööb söögi peale ja söögi alla selliseid. Ja hästi lasi Tiit Pruuli jalge vahelt selle palli läbi. Hästi mängiti. Ja mis värava? Vaatame kordusest seda lööki. Uskumatu. Ülesse, hästi leiti ülesse. Rait ja Rain Koosri siis Tallinna Kalevi 3. meeskonnas pallimas, profileiba teenima. Ja et vabandan nende ees, kes leidsid, et oi, kas tuleb? Ja on väravas, 2-1, Randipol juhib, Kaitin superlöök. Superlöök ja Kooser on esimene, kes läheb õnnitlema koos Remsoniga. Ja tuleb ka teine Kooser õnnitlema, hästi teeb. Ja kas paned ka oma plaksu? Ja plaksud tulevad ja peapuudutused. Ja ongi Margust üksi taha jäänud siin. Ja avaneb. Ja tundub, et värav loeb. Mait Raha. Mait Raha. Ei ondki veel Mait Raha. Et vabandame siin tehniliste viperduste pärast mängijate kaart. Karl Kirch, jah. Äsja ühined mänguga. Lõi ära. Esimesena siis läheb pallida Lauri Pilv. Tugeva jalaga mees. Osav mees. Tavaliselt tuleb suht keskele ikka paremale poole. Aga ilusti oli vasakust nurka. Andrei Kiss arvas küll suuna ära, aga löök oli niivõrd tugev ja täpne. Ja Rantipoli poolelt läheb lööma Raul Rebane, number 55. Mees, kes ei eksi tavaliselt. Üleeile oli. Ja Lauri Pilv ilusa kombinatsiooniga annab kõigile enda meestele plaksu. Tannem vastu mängus sai penaltit lüüa. Lõi ära ja penalti seeres sai veel korra proovida ja mees ei eksin. On löönud 2-2. Ja Rebane lööb ja lööb posti. Ja Raul Rebane eksib. Rääkisime just, et mees ei ole eksinud. Ja kui valus. Millest me rääkisime just? Millest? Ei ole hullu, Raul. Elu läheb edasi. Eks endalgi tuli minul kui Kuperjanovi jalaväepataljoni esindajana eile mõru pill alla neelata. Väga nõme penaltitega kaotada. Aga see eest huvitav vaadata. Kristo Perli nüüd palli taga. Ja suunab Andrei Kiši ühte nurka ja ootab enda võimalust ja lööb tugevalt maast teise nurka. Ja Kristo Rämsal läheb siis Rantipoli poole sööma. Vaatame. Ja sätib palli penaltipunktile. Pruuli seletab, kuidas pall peab olema seal. Paneb palli paika. Ja väike hoojooks. Ja lööb ristnurka selle. Ei mingit võimalust Ints Ivaskil. Ja mees ei ole väga õnnelik. Jah, eks ole ka omad põhjused, et just kui praegu on kaotusseisus penaltitega. Aga nüüd Rõuge poolelt Reijo Künnapuu. Väga kogenud keskvälja mootor. Sama kui Andrei Kiš juba hüppab seal väravas. Ja taaskord suund oli juba väravaid vale. Ja Reipal sammul tagasi. Ja kas režissöörid näitab ka seda taaskord, kuidas plaksu tuleb lüüa? Ei. Ja Rantipoli poolelt läheb siis Kait Hinn penaltit toimetama.
vaatame, mis Kait on välja mõelnud. Pruuli näitab, seletab. Ei, hästi saab palli paika. Vaatame, mida teeb. Suure tõenäosusega hüppab Ivask vasakule. Aga ei, ja laseb käte vahel palli lahti. Ja Kait Hind realiseerib ja Ints korjab. Penaltiseeria seis siis. Rõuge on ühe eksind. Ei, vabandust, Rantipol on eksind. Ja Rõuge oma mõlemad 2 ära realiseerinud. Ja Riho Ruusamäe paneb palli paika. Rõuge 3. lööja. Siis Rõuge kapten ka eile realiseeris penalti. Ja seekord samamoodi teeb enda aplausi. See oli hea löök. Ja Riipal sammul tagasi. Ja Vatšeslav Vasilenko läheb penaltipunkti juurde. See mees, mis kogemused sellel mehel on. Ei usu, et eksib. Ja Vatšeslav Vasilenko viimase 3 kuu jooksul saanud 3 korda penalti ja ainult neist 3 korral üle löönud selle palli. Ja siiski nüüd oli kuu aja esimene kord, kui Vasilenko realiseerib. Ja mees ikkagi pead norgus Rantipoli poistel. Ja Rõuge poolelt siis Kristjan Kimmel, Rõuge 4. mees. Kristjan Kiku Kimmel. Ja Tiit Pruuli näitab jalaga ilmselt, kuidas peab palli paigutama. Andis joone. Reipalt hüppab. Kiš. Ja mis üritus ja mees sügab kukar. Paneb mõtlema, tead. Paneb mõtlema. Vaatame, kes läheb nüüd lööma Rantipoli poolelt. Tundub, et on segadust Rantipolilt just kui keegi ei astu kette. Andrei Kiš värava tasub penaltipunkti. Ja režissöör leidis ülesse. Andrei Kiš. Ja lööb, kindlalt lööb Andrei Kiš. Ei ole probleemi. Ja Margus Tukk siis, kogenud kaitsja, täna supermängu teinud, väga hästi hoiab palli, löök peaks ka just kui okei olema, teeb vasakuga 2 põntsu, loob endale toe ja läheb suure hooga lööma. Ja taas kord Rantipolil Kiš on vist, kui ma ei eksi, siis 5 korda vales suunas hüpanud, parandan 4. Aga see-eest Rõuge eelmine lööja eksis. Ja vaadake seda meest, Arseni Kačmazov. Tal on nii suva lihtsalt. Tal on nii suva, kui üldse suva veel olla saab. Sellel mehel ei ole närvi. See on närvideta mees ja vaadake, kui kindlalt ta selle realiseerib. Õppige nüüd, noored. Pakune võtab 5 sammu taha poole. Vaadake nüüd, Tiit Pruul näitab, kus palli panna ja ta ei pane seda palli sinna. Ta paneb sinna, kus ta tahab. Vaadake, võtab nüüd 5 sammu taha. 1, 2, 3, 4, 5. Ja nii on. Ja vasakul alla. Ja oi kui kindlalt. Ja oi kui kindlalt. See on kui õpikust. Karl Kirch. Ja Kirch. Rõuge oli see siis teise värava autor. Oli just 2-2 löönud. Või 2-1. 2-2. 2-2 siis lõi tema. Päästis siis Rõuge kaotusest, et 5 seeria penaltitele. Eks number 33. Karl Kirch. Kas Kiš eksib jälle hüppamisel? Ei, Kiš on väga mannetu selle värava sul täna kuidagi. Jah, ei eksinud hüppamisel, sest hüpet ei tulnud lihtsalt.
ja Rait Kooser asub lööma. Vot see on mees. Vaadake seda meest. Režissöör, ole hea, püüa see mees kinni ja püüa. Püüab kinni selle mehe ja läheb reipal sammul sinna palli mis jooksusamm. Ja vaatame, mis otsustab teha Rait Kooser. Mis jooksusamm. Ja mida teeb vend? Võtab palli. Vaadake seda meest. See on hull mees. Valet pidi paneb palli. Mees hakkab teisele poole lööma. Ikka sai aru, et värav on selja taga. Ja vaadake nüüd. Jälgige, noored. Õppige noored. Oi! Ja lööb rusikaga õhku. Vehib taevas rusikaga. Ja ise on rahul enda sooritusega. Ja Mait Mani läheb lööma. Ehk siis raha, võõrkeeli money. Mait Mani. Tema on ka siuke jõuline mängija. Mitte nii tehniline kui jõuline. Mitte nii tehniline kui Sander Taansi kommentaatori boksis. Jah, et tervitused siis ka Sander Taanile. Ja vaatame. Ei oota isegi vilet. Milline tõrje Andrei Kiši poolt. Vile oli. Vile oli antud ilmselt. Margus Taaber. Ja vaatame, kas teeb lõpu sellele asjale siin. Lõpetab selle pulli ära. Saan ka mina siis minna aega teenima tagasi. Kuigi esmaspäeval saan juba välja. Pühapäev. Parandan. Ja kas Margus Taaber teeb lõpu sellele? Tundub, et on probleeme palli positsioneerimisega. Ja ei saagi nüüd päris täpselt aru, et mis seal viga on. Ja Indrek Ivaskas on kindlus, aga mina ütlen, et hüppab meie poole, kaamera meie poole. Ja Ivas tuli ära. Ära ja siin ei ole siin rahul. Brett Piir tõmbab ka endal üle pea pusa. Indrek Ivask hoiab mängus ja mis Triller on siin lahti rullumas. Ja Mairo Lippmeister sammub lööma. Paneb palli penalti punktile. Ja nii, Mairo ja tõob ära. Andrei Kiš võtab selle penalti ära. Ja siin on... Ja kes tahab, siis pööraks äkki tähelepanu Indrek Ivaskile, et eilses mängus just kui pidas see paika, et 6-6 oli ära näha, kuhu ta hüppab. Nimelt ta läheb jalgadel kaldu ühte suunda. Et keha asendit jälgige. Eks see ole näha. Kas ma ütle, kas ma hüppab meie poole või küljekohtuniku poole? Ja kas nüüd lõpetab meie ära? Poole. Ei, eksisin mina. Eksis ka Rantipoli lööja. Ja tõeline väravahtide show on. Väravahtide show. Mis üritus? Ei üsi. Siin on teisel kommentaatoril, et kui keegi on näinud Rene Tsahkna mobiiltelefoni siin staadionit, siis palun tooge siia sekretäri kätte. Kuigi kahjuks pean mainima, et staadionile meie heli ei jõua, et ainult koju arvuti vaatajatele. Ja Indrek Ivask läheb lööma. Mees teiselt planeedilt. Ja Indrek Ivask. See mees ei eksi. Varbapomm. Ja läks ise tõrjuma tagasi põrget. Keskele, tugevalt. Indrek Ivask. Ai, ints. Ja Ken Metsla. Kenju Metsla siis lööma läheb. Ja vaatame, kas Ken Metsla lõpetab selle penaltiseeria ära nüüd siis. Ja kas tuleb Rantipoli võidujooks sealt sinna nüüd? Ja Siim Lepp läks juba enda meeskonna juurde, võttis juba kallistab neid. Kindel, ja Ronaldo asendiga, oi! Ja olemas! Ja mis? Vaadake seda Rantipol. Maailmameister 2016 MM-i võitja Rantipol. Õnnitlused siit kommentaatori. Ja Millin hüppab, ja ei lasta Slavkat punti. Ei lasta. Ja mis toimub? Ei lasta. Aga tõmbame siit otsad kokku siis Peterburi maanteelt. Pakime pillid kokku, näed, tehakse meile siin viimane aplaus. Head õhtut kõigile. Ja et kohtume täpselt nädala pärast. Jah, pealt nägemiseni.